Учим языки вместе. Räägi, räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. В первой части диалога Алекс звонит Марике и делится с ней своей радостью. Его приняли на работу. По этому случаю он устраивает у себя на даче маленький пикник. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, которые помогут вам лучше понять содержание первой части диалога. Läheb palju paremini. Становится лучше. Идет лучше. Leppisime kokku. Договорились. Suvila. Дача. Värsket õhku hingama. Подышать свежим воздухом. Hirmutada. Пугать. Meenutab. Напоминает. Tuntud. Известный. Pisar. Слеза. Ilmselt. Очевидно. Ei ole valikut. Нет выбора. Üle elama. Пережить. Vähemalt. По крайней мере. Oleme rääkinud. Договорились. Hallo. Hurraa! Kes räägib? Mina, Alex. Mind võeti tööle. Palju õnne. Just praegu helistas personalijuht ja ütles, et esmaspäevast võin tööle asuda. Ma olen nii õnnelik, sest olen ju väga kaua head tööd otsinud. Aitäh sulle. Mulle? Mille eest? Sa tood mulle õnne. Pärast sinuga tutvumist läheb mul elus palju parem. Läheb palju paremini. Kas sul on juba homseks plaanid tehtud? Ei ole. Leppisime ju üleeile kokku, et täna mõtleme koos, mida me nädalavahetusel teeme. Nojah, aga siis ei teadnud ma veel seda suurepärast uudist. Mul on ettepanek. Sõidame homme meie suvilale. Hea meelega, kuid mitte suvilale, vaid suvilasse. Nii on õige. Võib tõesti minna ja värsket õhku hingata. Ilmad on ilusad ja väljas on soe. Kas teie suvila on Tallinnast kaugel? Ei ole. See on Kiisal. Kas me sõidame sinna kahekesi? Ma ei taha sind hirmutada, aga ema tuleb ka kindlasti. Ta tahab sinuga tutvuda. Olen talle nii palju sinust rääkinud. Oi, see meenutab mulle seda tuntud vene filmi. Moskva pisaraid ei usu. Seal tuli tüdruk ka suvilasse poisi vanematega tutvuma. Kas asi on juba nii tõsine? Miks ka mitte? Muide, filmis näitas tüdrukule maja ja aeda poisi isa. Meil näitab ilmselt tema, sest isal on palju tööd ja ta ei saa suvilasse tulla. Paistab, et mul ei ole valikut. Pean selle kuidagi üle elama. Kas su ema tuleb koos sinuga? Ei, ta tuleb oma autoga natuke hiljem. Mis kellani sa homme magad? Kust ma tean? Vähemalt kella 9 või kella 10. Maga rahulikult. Ma tulen sulle järgi kella 11. Tee peal käime veel mõnes kaubanduskeskuses. Milleks? Teeme suvilas väikese pikniku. Ostan šašlõkiliha, midagi selle kõrvale ning juua. Suurepärane. Pole ammu šašlõkki söönud. Meil on seal aias väga hea mangaal. Küll sa oled ikka naljakas. Kui hääldad vene sõna eesti aktsendiga, ei tähenda see veel, et see ongi eesti sõna. Kas siis eesti keeles ei ole sõna mangaal? Ei ole. Kindlasti mitte. Ühesõnaga, see asi, kus teha šašlõkki, on meil olemas. Hea küll, oleme siis rääkinud. Ootan sind homme kell 11. Teeme nii, nägemiseni. Homseni. Золотые слова. Во второй части диалога наши герои приехали к Алексу на дачу, и Алекс проводит экскурсию по участку, рассказывая, что, где и как у них растет.
Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, которые помогут вам лучше понять содержание второй части диалога. krunt, Участок, peenar, грядка, põõsad, кусты, punane sõstar, красная смородина, ülalpidamine, содержание, vahetevahel, время от времени, istutada, сажать, rohida, полоть, kasta, поливать, kasvuhoone, парник, теплица, poe oma, магазинный, kaevab, копает, käärid, ножницы, muruniiduk, газонокосилка, niidab, косит. see ongi meie suvila. päris suur krunt ja maja on väga ilus. Lähme, ma teen sulle ekskursiooni. See on ema lillepeenar. Lillede nimetusi ei hakka ma küsima. Ära küsi, ma ei tea neid vene keeleski. Siin on marjapõõsad. Neid ma tunnen. See siin on punane sõstar, see on must sõstar ja see on tikripõõsas. Teil on päris palju põõsaid. Mida te marjadest teete? Ema keedab moosi, kompotte, osa marju külmutab. Siin kasvavad õunad, ploomid ja pirnid. Õigem on öelda õunapuud, ploomipuud ja pirnipuud. Kas teil kirsipuid ei kasva? Seal maja taga on üks puu. Seal kasvatame ka vaarikaid ja maasikaid. Kujutan ette, kui palju tööd nõuab sellise aia ülalpidamine. Ema ja isa käivad siin aprillist oktoobrini igal nädalavahetusel. Puhkuse ajal aga elavadki suvilas. See on nende tõeline harrastus. Kas sa aitad neid? Mitte alati. Mulle ei meeldi aias töötada. Ma aitasin isale maja ehitada. See on meeste töö. Aitasin isal ehitada. Siis oled sa küll väga tubli. Mulle küll meeldib vahetevahel midagi aias teha. Istutada, rohida, kasta. Mis on rohida? Peenraid rohida tähendab puhastada, korda teha. Peenrad on meil siin. Siin kasvab sibul, till, küüslauk, petersel ja seal kasvavad kurgid. Kurke, tomateid ja paprikat kasvatate kasvuhoones. Õige ka? Ega meie kliimas ei saa teisiti. Talv tuleb varem, kui aedviljad valmis saavad. See on küll tõsi. Jah, emal kasvavad väga head tomatid. Mulle maitsevad nad väga. Muidugi, oma aiamaa tomatid on palju maitsvamad kui poe omad. Kuule, kas sinu ema teeb kõik aiatööd üksinda? Ei, isa aitab teda kõvasti. Ta kaevab ja mõnikord ka rohib. Aga sinu vend? Tema lõikab muru. Lõikab? Kas noaga või kääridega? Ei, masinaga. Selle masina nimi on muruniiduk. Tähendab, et ta ei lõika, vaid niidab, sest muru niidetakse. Nojah, niidab. See on tema töö. Lähme, ma näitan sulle meie maja. Золотая грамматика. Сегодняшний мой рассказ о том, как образовать падеж осостов во множественном числе у длинных слов. Этой формой пугают изучающих эстонский язык долгие годы. На самом деле образовать эту форму даже не просто легко, а суперлегко. Признак множественного числа – окончание «и-д». Если вы твердо уверены, что у этого слова второй слог длинный и оканчивается на согласную, например, «илус», «вихик», «ратас», «хаммас», то для образования падежа осостов во множественном числе вам понадобится ровно 1 секунда. К слову, в падеже ниметтов во множественном числе перед признаком «д» нужно вставить букву «и». Например, «илусад», «илусаид»,
вигикуд, вигикуид, раттад, раттаид, хамбад, хамбаид. То есть много красивых, много тетрадок, много колес, много зубов. Нет ничего проще. Всего одна буква.